Tean, et mind paluti esinema kui praktikut, ehk siis ma ilmselgelt esindan oma kogemust, oma nägemust ja seda, mis on minuga pigem juhtunud. Igal pool on see natuke erinev, igal pool on see mingisuguste kiiksudega, plusside ja miinustega, sest et inimesed on erinevad. Tere! Et väga palju tuttavaid nägusid on. Mul on jälle tunne, nagu ma oleks koolipingis, aga täna õnneks hinnat ei panda. Et jah, sissejuhatus minust, mis ma nagu teinud olen, ise ma olen loomulikult suurelt pildi peal, täpselt nii edev ma olengi. Et neid ettevõtteid, kus ma olen töötanud mõnes päris pikalt, olen siis läbi elanud 2 sükest hostile takeoverit, kus sa peadki minema nagu võtma töötava struktuuri ja uue omaniku soovil keerama 180 kraadi teistpidi. Sa tuled olukorda, kus sul on kümned ja kümned inimesed, kõik on kuidagi harjunud töötama pikki aastaid ja äkki sa pead tulema ja panema nad tööle kuidagi teisel moel, millega nemad ei arvestanud. Nemad teavad, et neid ei ole keegi ette hoiatanud, see kõik tuleb suure šokina. Siis sul ongi selline lõputult kõmisev herilase pesa, samas on sul omaniku soovid, samas sul on eelarve, samas sul on ja nii edasi. Kõik asjad on sinna juurde, kuskil need asjad ära ei kao ja sa pead kuidagi lõpuks siis jõudma oma aasta lõpuks oma tulemusteni, oma preemiateni, oma boonusteni, oma inimesteni ja järgmise aasta palgatõusudeni. Et see on niisugune vahva ülesanne, mille puhul on olnud hästi palju läbikukkumisi, mõned edulood, erinevad versioonid, kuidas seda teha ja mismoodi seda üldse saab nagu liigutada. Samuti olen tegevjuhina pidanud võtma lihtsalt üle ka täiesti töötava struktuuri, mis oli tegelikult õudsam. Et hea on minna kuskile, kus sul on vabadus ja võimalus midagi teha. Halvem on minna niimoodi, et sulle öeldakse, et ei, siin on kõik hästi, aga eelmine juht lihtsalt läheb ära. Et tule nüüd võtta üle, ära mitte midagi muuda. Kõik on perfektne juba. Aga lihtsalt 20% tahaks käibekasvu saada ja nii edasi. Kõik need sellised toredad numbrid on see juures, aga ära mitte midagi tee, sest kõik on omanikud on rahul, kõik on jumala äge. Et meil on väga hea organisatsioon, meil on kõik paigas, meil on super, meil on igasugused dokumentatsioonid, kõik asjad on korras, võta sahtlist, loe läbi, sõida selle masinaga rahulikult edasi, ära loksuta paati. Et see on palju hullem asi. See tänase normaalsuse juures on ka, et mis üldse on normaalne, mida ettevõtted pakuvad, miks neid asju tehakse, on loomulikult meil on vaja töötajaid hoida, sellepärast et täna, kui keegi unistab, et on olemas odav tööjõud, enam ei ole tänu sõjale. Ei ole kuskilt tulemus Ukrainast, Venemaalt, kus kohast mina olen eelnevate aastate jooksul harjunud kedagi nagu palkama, kui oli vaja näiteks mingisugust massi või mingi suurem probleem lahendada. Need asju ei ole enam. Täna meil on Eesti, meil on väga-väga limiteeritud arv. Ma ei tea, kindlasti keegi siin saalis teab, kui palju on meil üldse täna tööealist, töövõimelist elanikkonda. Palju meil on? Ehk siis kõikidesse valdkondadesse. Juuksurid, kokad, lendurid, kõik asjad on ju, kes peavad tegema kogu selle töö ära, mis Eestis on. Ehk siis on väga nagu keeruline. Ja üks niisugune kõige võib-olla šokeerivam number, mida mina olen kogenud, on see, et kui rääkida mis iganes personalijuhiga, küsida selline tore nagu võlusõna, et mis on teie jaoks normaalne töötajate turnover nagu aastas? Mis see võiks olla, mitu protsenti? 10. Olen töötanud ettevõttes, kus normaalne oli 140. 140, kõik ütlesid jah, nii on. Oleme teinud, oleme panustanud, oleme koolitanud, aga lihtsalt kuna valdkond on selline, kus kogu aeg tuleb, iga aasta tuleb noori peale, kõik võtavad oma 1-2 aastat ära, parimal juhul ütlevad tšau ka, lähevad kuskile mujale karjääri tegema. Ja siis sa mõtled, et mismoodi mina pean motiveerima oma personalijuhti, kes tegeleb nagu hommikuti sellega, et ta kogu aeg kuulutab, ta kogu aeg värbab, ta kogu aeg teeb, ta kogu aeg toob, kogu aeg on jälle onboarding, kogu aeg on uks kinni, kogu aeg on ta telefoni turvatus, et saada kuskiltki natukene inimesi juurde. Ja siis ongi, et meil on ühest küljest generatsioonide vahe, kus, mis meil praegu on, see Z tuleb meil praegu, jah, on suure hooga, kellel on oma poolde väga huvitavad ootused sellele, mis asi töö üldse on. Kui see töö on natukenegi must, kui sa pead natukenegi midagi tõstma, kui sa pead natukene midagi tegema, siis see on omakorda probleem, sellepärast et
Olen aastaid rääkinud sellest, kuidas kui see päev, ma ei ole viimasel hetkel kontrollinud praegu, aga kui see päev juba käes ei ole, siis kohe-kohe tuleb ette see, kus toruluksepp maksab oluliselt rohkem kui jurist. Sellest, et inimesi, kes on valmis seda tööd tegema, on niivõrd palju vähem ja kui see kõrgepalgaline jurist istub kontoris ja tuleb välja, et WC on ummistunud, siis ta maksab ükskõik mis summa. Tal on jumala savi. Ja siis ongi toruluksepp maksab 200 eurot tunnis. Ja see on normaalsus. Et lihtsalt neid oskustöölisi jääb vähemaks, kutsekoolidesse läheb vähem inimesi, neid inimesi, kes tahaks seda tööd nagu päriselt teha, on järjest vähem ja kui siis sa oled ettevõtte, sa pead kuidagi selle asja nagu panema sellisesse paketti, sa saad nagu kliendile nagu teenust osutada, siis sa küsiti, et väga tore, mis sa tahad saada? Et sa tuleksid ja teeksid tööd 8 tundi päevas, mis on sinu nõudmised? Palk ja loomulikult palk, boonus, elementaarne boonus. Palju me puhkepäevi juurde paneme? Et see kõik nagu teed selle mudeli selliseks, et ta jumala pärast tuleks ja teeks vähemalt 8 tundi päevas nagu efektiivselt tööd. Ma ei tea, me oleme neid töökuulutusi kõik näinud ja arvatavasti ka väga suur enamus siin saalis on ise neid töökuulutusi koostanud, kus ta on pidanud kirjutama. Mul oli eile just oma personalijuhiga vestluste ring, kus ma istusin kõrval ja üritasin imestust tagasi hoida, kui ta hakkas rääkima siis meie nendest lisasoodustustest. Tal kulus selle peale rohkem aega kui minul nagu ülejäänud sisuküsimuste peale, sest meil oli neid nii palju. 50 eurot sporditoetus, lisapuhkepäev, siis oli nagu niisugune lõputu nagu pakett, mis on täna nagu kõigi jaoks, et see peab olema lihtsalt. Sest muidu, kuidas saab üldse üks ettevõtte töötada või eksisteerida, kui neid asju ei ole? Ma lasin AI-l teha esitluse ja see AI esitlus näeb välja täpselt selline, nii nagu olen ma näinud peaaegu kõikides oma nendes brändmanuaalides, kõikides suurkorporatsioonide juhtimis, kuidas iganes me teeme, kuidas me käitume, kõik need ilusad, toredad juhendid. Ma räägin, ütlesin AI-le, et palun tee mulle esitlus valmis ja tema tootis mulle sellise asja. Teamwork, collaboration, embracing change to navigate organizational challenges. Et kes on kuskil suuremas ettevõttes töötanud, kus on olemas eraldi osakond, eraldi inimesed, kes nagu toodavad sellist asja, see on täpselt sama jutt. Aga kus tekib probleem? Probleem tekib siis, kui ettevõte tegelikult ise seda elu ei ela. Ja kui sa näed, et juhtkond seda ei tee, siis miks peaks keskastme juht seda tegema? Kui keskastme juht seda ei tee, miks peaks see töötaja seda tegema? Tal on jumala savi. Sest teda huvitab see, mitu protsenti mu palk järgmine aasta tõuseb, kas ma pean ületunde tegema, oh my god, Ivo läks minema, ma pean nüüd tema tööd ka tegema. See on tema reaalne probleem. Näiteks selline huvitav olukord, et sul on suur müügiettevõte, ettevõte on miljardites käibega ja ettevõtte omanik sõidab 10 aastat vana Audi A6-ga. Kas see on teie arust hea või halb? On vahe. Mina näen seda teistpidi. Et kui sul on ettevõtte juht, kus on ettevõtte müügiorganisatsioon, kus ettevõtte juht näitab seda, et vahet pole palju te pingutate, te siit firmast ei saa rohkem mitte midagi. Teil ei ole kuskile tõusta, teil ei ole millegi nimel töötada, teil ei ole kuskile seda järjest lähen ülesse. Kui seda karjääriredelit eksisteeri on ja saad oma selle lävendi ära teinud, saad aru, et mul ei ole siit edasi mitte kuskile minna. Ma ei saa rohkem raha teenida, ma ei saa kuskile, ma ei tea, kõvemat omale, mis iganes, tiitlit, siis mida sa teed? CVEE, CV keskus, mis kohad veel on, lähed räägid oma headhunteriga, kuule, kui on midagi ägedat turul tulemas, anna mulle teada. See on see reaalsus. Et need pingutused, mida sa teed, võivad mitte töötada just sellepärast, et neid
ma olen ise olnud selles süüdi, et ma olen aidanud kaasa nendele suurtele raamatute tegemisele, on ju, kus kõik terve juhtkond, veel parem rahvusvaheline seltskond, kõik maad tulevad kokku, istuvad maha, teevad 2 päeva brainstormingut, et kuidas me siis oma seda manuaali ja seda juhendit asja nagu kirjutame. Selle tagantjärele tekib töörühm, kes teeb järgmised 6 kuud tööd. Ja siis lõpuks tuleb mingi grand finaale, lõpuks saab see raamat valmis. Ja sa saad aru, et seal on tõesti nagu head mõtted, on paigas, kus toetame töötajaid, teeme seda, teeme toda, mis iganes asja. Mis tuleb COVID? Kus me enam ei räägi sellest, et jah, töötajatele anname sporditoetust, sellepärast, et vahepeal on riik teinud maksumuudatusi ja pannud sinna veel mis iganes asju juurde. Sa tõmbad kõik selle maha, sest et sa oled nagu pragmaatilises olukorras, aga omakorda oled sa oma organisatsioonis, oled sa ju pool aastat rääkinud seda, juba pehmendanud seda pinnast, et jah, meil tuleb, me teeme, meil on äge, meil on väga head mõtted ja ellu viia ei saa. Kas seda teist korda meil võimalik teha samadele inimestele? Keegi ei usu sind enam. Et siis sa peadki nagu kogu aeg olema nagu päriselt iga jutt peab järgima fakt või siis fakti järgima jutt, mis iganes kumb eesega käib ja sa pead nagu päriselt kogu aeg elama. Et sellist asja nagu stabiilsus, kui teegi täna julgeb mulle mingisugust rääkida 5 aasta plaanisse, ma ütlen, et kuule, tere, kui sul on see 5 aasta plaan olemas, palun näita mulle ka seda kristallkuuli, minul ei ole seda. Et teha mingisugust pikaajalist plaani, mõeldes nagu tagasi eelmisele 5 aastale, kõlab nagu, no ma ei tea, mina ei julgena. Ja ma ei julge öelda, et meil saab olema nii, meil saab olema naa, kui me valitsus kehtestab igasuguseid erakorralisi makse, muudab meie sisseharinud poliitikaid, meil on sõda reaalselt, on ju, meil on olemas pretsedent selle näol, et tuleb üks haigus, mis on küll kole haigus, aga kas sellepärast oli vaja terve maailm nagu seisma panna, ma ei tea, eks tulevikus hinnatakse seda 2, 30, 40 aasta pärast, et mis nende mõjud nagu tegelikult olid, on ju. Aga lihtsalt, et kui see pretsedent on korra loodud ja tuleb järgmine, siis pannakse nagu niimoodi kinni kõik, kogu maailm uuesti. Sest on selge, et seda saab teha. Varem kõik arvasid, et see ei ole võimalik, varem lennunduse seisma. On küll. Tuleb välja, et on küll. Delfiinid tulevad Veneetsiasse tagasi ja kõik elu läheb paremaks. Tänased oskused on ka just see küsimus, et mida ülikoolid õpetavad, kuhu see energia läheb, et kui palju on seal alles nagu praktilist väärtust, kui palju on seal huvitavat teooriat, mida nagu hiljem rakendada ei ole võimalik. Kui mina läksin aastal 94 14-aastase poisina kutsekooli, siis minule õpetati leelisakusi. Leelisakkude kasutamine lõpetati ära 60-ndatel. Et see ongi see praktilise väärtuse lisa oma, et ka hiljuti minnes nagu TTÜ-s, kus turundusloengus, kus hakati rääkima nagu asju, mis toimusid 10 aastat tagasi, siis sorry, ma ütlesin, ma lähen tööle parem. Mul on täna kiire, aga ma seda loengut ei jaksa kuulata, sest see aega mööda läinud. See meeskonna oma kliima ongi see, et kas kultuur tekib või kultuur tekitatakse, kultuur tekib niikuinii. Ta võib tekitada nii halb kui hea. Kui on olemas ideaalsed inimesed, tekib väga äge kultuur. Et ma olen teinud peaaegu 20 aastat ühte bändi, kus meil on 5 inimest, meil ei ole ühtegi brändmanuali, meil ei ole ühtegi kirjalikku kokkulepet, meil ei ole mitte midagi. Aga kuna meil on kõigil täpselt üks eesmärk, siis asi toimib, ongi, sul on, ma ei tea, Messengeris on chat, kolmapäeval kell 2, Pärnus, live, tele, otse eeter, on ju. Kõik on valmis, kõik teavad, mida see tähendab. Et see ei pea nagu üle organiseerima ega tegema neid asju ja samas on olemas ettevõtteid, kus täna ma olen Meetrosertis siis müügidivisjoni juht, kus kuna me oleme sertifitseeriv ettevõte, mis omakorda meid kogu aeg auditeeritakse ja kontrollitakse ja meil on iga asja kohta oma juhend. Põhimõtteliselt see, nagu, milline kiri on ukse peal, mis on see fond, selle kohta on juhend. Et mina, kes ma olen
Selles mõttes nagu väga mitteorganiseeritud inimene, noh, see juhendite arv, mida ma seal nagu esimesel nädalal lugesin, oli see, et ma ütlesin, okei, selge, ma ei jaksa sellega tegema, ma lähen nüüd teen päris tööd ka vahepeal. Et mul on peale 4 kuud on veel üks hunnik lugemata seal mingeid asju, mis, kui need muutuvad oluliseks, siis ma siis loen. See töökiusu asi on ka niisugune asi, kus seda on nagu nii mitut moodi, seda on nii erinevaid asju. Olen isiklikult läbi elanud olukorra, kus ühest kauplusest läksid kogu aeg töötajad minema. Ja keegi ei saanud aru, mis värk on. Noh, räägid, küsid, ei, kõik on hästi, kõik on jälle uus. Lõpuks tuli välja, et üks tütarlaps ahistas teisi ja me saime seda teada niimoodi, et töötaja, kes oli läinud aasta aega tagasi ära, sattusin koridori rääkima. Noh, kuidas on? Noh, sa ei teagi või? Ei tea, kui keegi ei ütle, siis me ei saagi teada. Et selle nagu juhatuse nagu seisukohast on see, et ühest küljest sa oled nagu mõtetes hästi kaugel, on ju, selles suhtes, et tegema nagu majast välja ülesannetega, samas sa majas sisse, et kui sul ka nagu, kui ka personalijuht ei ole see usaldusisik, kellele räägitakse, siis tekibki nagu räme vaakum selle hetkeni, mis vaakumiga juhtub, käib üks korralik põrakas ja on pidu läbi. No. Ja siis hakkad jälle otsima uusi töötajaid, uusi asju, uusi väljundeid, jälle koolitama, ringi uuesti käima. See süstemaatiline väljasöömine on ka nagu nii ülevalt ka alt, et keskjuhtidel on nagu see ilmselt nagu kõige keerulisem ongi see, et see süstemaatiline väljasöömine toimub nagu mõlemalt poolt. Et kui see juht annab sulle pidevalt võimatuid ülesandeid, kus sa nagu saad aru, et esiteks mind kuhjatakse, teiseks on see niisugused ülesannete sisu on ka võib-olla niisugune so-so, ei tea, kas on päris minu töö või mitte, ühest küljest inimesed, kes nagu käivad nagu lihtsalt riburada pidi kogu aeg oma nagu ametijuhendis näitamas, et see ei ole minu ülesanne, ka nagu nõmedad, et sa ei saa ka selliselt nagu päris nagu eksisteerida. Ja siis altpoolt ei taheta sinu asju teha, sellepärast, et sa pead täitma kuidagi või andma neile edasi neid niisuguseid nagu tobedaid ülesandeid, millest keegi aru ei saa, ja siis sa oledki seal keskele, et sa saad nagu mõlemalt poolt saad selle jama omale kaela kogu aeg. Ja siis istu ja ürita kuidagi olla mingi osakonna juhataja, sul on võib-olla 50 alluvat, sul on olemas juhatus üleval, kes kogu aeg keerab kruvi ühtepidi peale, alt on kogu aeg see, et sa pead kogu aeg selle pidevalt muutuva keskkonna ja asjadega ja inimestega tegelema ja siis lõpuks ütlevad, et istub seal mingi tüüp, et ma ei viitsina. Ja siis läheb see mitte viitsija, läheb personalijuhi juurde, personalijuht teeb mida, teeb lahkumise intervjuu, kirjutab, ma ei tea, Tarmo osakonnas inimesed ei viitsi tööta enam. Kas see oli sinu süü? Ei olnud nagu selle keskastme juhi süü. Aga lihtsalt tema on see nagu viimane, kes saab alati selle kõige suurema nagu laksu kätte. Ja sealt ongi see, et ega juhtkond näeb mida. Juhtkond vaatab kõigepealt seda majandusaruannest, kuu eelarve ei tulnud täis, miks ei tulnud täis, miks osakond nagu jalgu venitab, kus kohas on probleemid, mis asja, ja hakkame nagu ülevalt alla kogu aeg neid küsimusi küsima. Mitte vastupidi. Et olen teinud eksperimenti selliselt, kus tol hetkel oli 27 kauplust, lähes 300 inimest ja oli selge, ma nägin seda, kuidas kaupluse juhatajale tehtud koolitused ei rakendu päris elus koha peal. Astud sisse, saad aru, et kurat, nagu see ei ole kuidagi tulnud nagu see info kaasa. Ja tegime nagu revolutsiooni, kus siis jätsime kauplusjuhatajad välja ja hakkasime koolitama klienditeenindajaid. Ja mis juhtus? Märgatav hüpe, sellepärast, et esimest korda olid siis nagu kaupluse juhatajad olukorras, kus võim ei olnud nende käes. Kogu info ei olnud nende käes. Nad ei olnud enam kõige tähtsamad. Ja siis tekkis nagu suur huvi, et mis siis koolituse tegelikult tehakse. Et kui sa annad nagu selle jämeda otsa kellelegi teisele ära, siis väga palju inimesi tunnevad, kuidas nagu paat kõigub nagu nii väga, et nüüd peaks hakkama nagu midagi nagu tegema, nagu vaatame ümberringi. Ja see öelda kartmine on ka nagu väga suur niisugune hirm ja probleem, et kuidas sa siis räägid, kas see on minu asi öelda, kas ma peaksin käima, kuidas ma ütlen ja kuidas ma kommunikeerin niimoodi, et see ei kõlaks nagu lihtsalt vingumine. Et neid töötajad, kes lihtsalt iga asja peale virisevad, ma ei tea, kohviuba on vale ja tuba on liiga külm ja miks see uks sinist värvi on ja neid on ka alati juhtub.
Et ideaalis mitte, aga reaalsuses on alati keegi, kellele ei meeldi ükski asi. Kas neid peaks kuulama? Ei ole, ei peaks kuulama, mida rohkem seda juttu räägitakse, seda vähem sa kuulad, seda rohkem oled olukorras, kus sa nagu saad aru, et midagi nagu juhtub, midagi toimub, aga mis see täpne info on, keegi ei tea. Töö kaotamine on, ma arvan, et täna nagu, kui sa nagu purjus peaga tööle ei tule, kui sa nagu päriselt nagu pahatahtlik ei ole või midagi ära ei lõhu, siis lahti ei lasta. Kui sa hakkad nagu tänases olukorras, kus sul ei ole inimesi võtta, kui sa oma tööd nagu vähemalt piiri peal levelil oskad ja sa, ma räägin, et tuled õigele kohale, kõik asja, siis nagu job security on nagu täiesti nagu olematu teema. Et mul on ka praegu näiteks ettevõttes olemas töötaja, kelle puhul meil oli nagu selge plaan, et nagu me ei suuda temaga enam toime tulla, sellepärast, et ta loob nagu nii negatiivse õhkkonna. Tegime hoiatused, kõik asjad, by the book, hoidsime nagu väga, sest on selge, et see inimene läheb töövaidluskomisjoni ja kohtusse igale poole. Tegime tema ametikohas väikese muudatuse, täna ülla, on täielik rahu ja vaikus, kõik on nagu mõnusad, aga samas ma kuklas kogu aeg mõtlen, et nagu mis hetkel see nagu pauk käib on. Et korraks tõmbasime nagu selle pinge maha, kõik asi toimis, aga jälle, ma ei saa minna uisa-päisa nagu teda lahti laskma, kuigi ta oleks nagu esimene asi, mida mu instinkt ütleks, et seda, et on lootusetu case, tšau baka, hakkame järgmist koolitama, ise kui see järgmise koolitamine võtab aega 6 kuud. Aga ma ei saa seda teha, sellepärast, et ta tuleb hommikul tööle, ta on oma ala professionaal, see, et tal on nagu väga halb suhtumine, ma pean vahepeal endaga tööd tegema, et sellest üle olla. Aga see viimane osa jah, et kui inimene ikkagi midagi teha ei taha, seda ei saa. Et see on üks protsessi juhtimise kursuste karmist tõest, et inimesi juhtida ei ole võimalik, kuna neil vaba tahe, me saame ainult juhtida protsessi ja panna inimest sellesse protsessi selliselt, et ta ei saaks minna kuskile sellest piirist välja. Kõik need Toyota 5S-id, kõik asjad, kõik on täiesti okei teema, mingi maani, sealt võib ka nagu hulluks minna, aga just see, et kui sa ikkagi joonistad selle kollase joone siia maha, ütled, et see tõstuk käib siin kollase joone vahel, siis on keeruline sellele otse joosta. Võimalik, kui inimene nagu on otsustanud seda teha, aga keerulisem. Mis see teha saab? Mina olen enda jaoks leidnud nagu väga kohati küll ebapopulaarse, aga minu jaoks toimiva lahenduse on see, et ma ehitan alati klaasmaja. Ma üritan rääkida oma töötajatele kõigest, mis ei ole just päris nagu ärisaladus või ei ole mingisuguse muu piirangu all. Et koolitada neid kõige kohta, mis ettevõttes toimub, sellepärast, et siis nad saavad, siin jääb järjest vähem nagu jääb nagu seda kohti, kus mina ei tea, mulle pole räägitud, keegi pole mind koolitanud. Et kui tuleb ikkagi välja, et kolleeg ütleb kõrvalt, et kuule, millest sa räägid, et nagu me 2 nädalat tagasi rääkimasime sellest, siis see on nagu palju parem motivaator ja argument ka ülejääjatele olla nagu kõrvad kikkis, aru saada, et päriselt ka me rääkisime sellest, et sa ei saa teha öelda, et ei ole olnud, ei ole nähtud, ei ole tehtud ja mida nagu läbipaistevam on see kogu organisatsioon nii alt üles kui ülevalt alla, seda lihtsam on seal eksisteerida, teades seda, et sinu tegevusi näevad ka sinu kolleegid, sind hindavad ka sinu kolleegid, ei ole niimoodi, et sa oled ainult mingisuguses oma ülemusega suhtes ja kui ülemuste pai on hästi, ei ole. Meeskonnaga saad oma kolleegidega kuidagi läbi saama ja mida vähem on seal mingisugust halli ala. Üks asi, mis kunagi nooremana mind nagu mitu korda nagu tagumikust hammustanud nagu tõvasti oli see, et vastavalt positsioonile ma usaldasin infoga mingeid inimesi rohkem. Et selge, et ta on osakonna juht, tema peab seda teadma. Ei ole, kui on üldinfo, siis peavad kõik teadma. Sest mis tekkis loomulikult see võimu haaramine, et minu käes on rohkem mingisuguseid asju, ma olen tähtsam, ma olen kõvem ja jälle, ma võin selle slaidi tagasi panna, kus see hakkab jälle kerima, et inimesed lähevad ära, kellegi ei ole mõnus, üks ei tea, 3 nõuab ja mis iganes. Aga kui kogu ettevõttele, kui kõigile on ühel koosolekul, nii nagu praegu räägitud ühe korra see jutt kõik ära
saadetud meiliga veel tagasi, filmitud see asi üle, võtta, et kuulge, me 12. nagu rääkisime sellest ja keegi ütleb, et ma ei tea, sorry, see on sinu probleem. Mine vaata järgi, uuri üle ja küsi küsimusi, kui neid veel on tekkinud. Aitäh, Tarmo. Küsimuste voor. Küsimuste voor umbes tuleb. Tere ja aitäh väga ausa esituse eest. Ma tahtsin küsida, et ma ei tea, kui palju, ma sinatan, kui tohib. Oleks palunud. Kui palju sa oled ise selles värbamisprotsessis sees, et kuna sul on nii mitmete ettevõtete kogemus, et kas sa oled mingisuguse hea valemi leidnud ka, et peale selle nii-öelda spetsialisti või oskuste, et nagu sa tõid selle näite nii-öelda sellest halvast õunast või isiksusest seal, et kuidas testida nii-öelda tööintervjuu käigus isiksust? Ma olen teinud vähemalt paar tuhat värbamist. Ja mul on tekkinud niisugune selge kontroll küsimus, kus ma istun kandidaadiga laua ja ütlen, et nii, väga tore, ootan küsimusi esimese asjana. Ja kui selle peale küsimusi ei tule, siis teil ei ole kodutööd tehtud. Et see on niisugune, inimesed on harjunud sellega, et tulevad näiteks vestlusele, istuvad maha, siis hakatakse neile rääkima ettevõtte ajalugu. Tegime seda, oleme see. Milleks aega raisata? Selleks on Google olemas. Aga see eeldab, et sa enne vestlust oled selle guugeldamise ära teinud. Ja kui sa tuled ettevõttesse nagu tööle ja sa oled nii laisk, et sa oma tulevused tööandja kohta ei guugelda, ei vaata majandusaasta aruannet, ei ole kindel sellest, kas ta on jätkusuutlik ja nii edasi, siis kas ma tõesti peaksin sinusse nagu oma aega ja energiat nagu investeerima? Ja see on kohe näha. See reaktsioon on see esimene asi, et mida sa nagu vestlusel teed. Vestluses vaatad, kas sa saad selle inimesega koos töötada. Sest et CV on see, mis näitab, ahah, kool on tehtud, kogemus on olemas, tal peavad olema nagu need praktilised oskused ka. Ja see on see, mille alusel võtate omale vestlusele. Ja vestlus on ju selle jaoks, et saadate aru, et küll, kas ma saan sinuga koos töötada või mitte. Ja kui see esimene hetk on niisugune nagu siis mul on nagu siiras kahtlus, kas see nagu muutuks 2 aasta jooksul. Aitäh esitluse eest ja mul on kogu aeg dilemma, et see teooria versus praktika, eks ju. Ja minu küsimus on see, et mul kõrvad hakkasid liikuma, kui sa ütlesid, et personalijuht võiks olla tegevjuhi partner. Aga ma päris hästi tean, et see ikkagi paljuski ei ole nii. Ehk minu küsimus on see, et mida personalijuhtidelt oodatakse ja kuidas personalijuht peaks toimima, et olla ettevõttejuhile tõepoolest partner? Toon varrukast näite, kus peretuttav, personalijuht, magistergraad, eluaeg olnud siis avalikus sektoris, ma ei hakka ettevõtte nimetama, avalikus sektoris, sai lapsed, oli 3-4 aastat kodus ja meil oli mingisugune sünnipäev, kus iganes, kus me istusime koos ja siis oli küsimus ka, et kuule, et nagu ma nüüd olen mõelnud, et ma läheksin ikkagi nagu erasektorisse, ma käin ja kandideerin ja mitte keegi isegi ei helista mulle tagasi. Et mis viga on? Ta oli nagu väga nagu kuidagi nagu hingest näha, et on solvunud, et miks ta ei sobi ja mis ei ole. Ja siis ma loodan, ma ei solva kedagi siin toas. Ma mõtlesin, et mina ei võta tööle inimesi avalikust sektorist. Sellepärast, et miks ta oli šokeeritud, miks ma ei võta? Sellepärast, et väga vähestel, kui sa vaatad nagu CV-d ja inimene on olnud pikki aastaid avalikus sektoris, ilma ühegi nagu muu kogemuseta, siis arusaam sellest, kus kohast tuleb raha, on väga napp. Väga napp. Ja siis ma küsisin, et kuule, aga nagu, et sa ju saad aru, et kui sul puudub see kogemus, ja sa oled ainult nagu palganud ametnikke, ja sa äkki oled situatsioonis, kus sa pead nagu palkama inimesi, kes toovad ettevõttesse nagu raha ja asja. Ja ta vaatame suurte silmad otsa, et küsid, mismoodi personalijuht sellega nagu seotud on? Vot sellepärast. Sellepärast me ei saa seda teha. Et mina olen võtnud alati nagu personalijuht on parem käsi
kes, kui me oleme kokku leppinud selles, milliseid inimesi me otsime, siis ta peab nagu üritama leidma sellesse rolli kedagi, kes lihtsalt nagu sobiks, on ju. Loomulikult personalijuht teab ka ettevõtte kultuuri, et kui sa nagu näed, et inimest, kes tuleb täiesti kuskilt kosmosest, on ju, kes sa saad aru, et see nagu ei matchi kunagi, noh, et ta võib olla nagu isegi hea professionaal, aga kas suhtumine, mis iganes asi, noh, on siuke, mis ei sobi nagu sellesse kultuuri, noh, siis please hoiata mind, noh, et ära raiska mu nagu aega, sellepärast, et me ei jõua sellega kuskile, me peame lihtsalt nagu 4 kuu pärast hollandama seda, on ju, jälle hakkame nagu sellega pihta. Et ma ei, mul on võib-olla vedanud personalijuhtidega, kellega on läinud nagu väga hästi, kes on seda nagu mõtet jaganud ja saanud aru, et nad on üks olulisemaid osi nagu ettevõtte struktuuris, just sellepärast, et kui puudub nagu ühine arusaam, siis sorry, aga see rong kaugele ei sõida. Me peame lihtsalt hakkama jälle vahetama pärast. Ja see on, noh, et see on lihtsalt, ma olen nagu mitu korda läinud selle enda tõekspidamise vastu, nähes, et on hea inimene, on ju. Võtad, paned silma kinni, et okei, vestlus oli nagu tegelikult jumala super. Lähme proovime. Ja ma olen 6 kuud hiljem neednud seda päeva, kus ma nagu, miks sa jälle tegid seda? Miks sa jälle läksid olukorda, kus sa istud kellegiga nagu koos, kelle põhitegevus on see, et võtta CV või see oma ametijuhend lahti öelda, et see ei ole minu ülesanne, ei ma seda ei tee, ei ma seda ei saa, no kuule, no ma nagu ei saa, keeruline on niimoodi. Me saime praegu vastuse intuitsioonile ka, eks ole, Tiia? Tuleb uskuda. Jaa, ei, kõhutundel on väga nagu, kes see oli, Kruuda oli minu arust oli see härrasmees, kuidas tema valis omal inimesi. Oli see, et kui tuli hästi palju neid CV-si laekumisi, siis ta võttis lihtsalt selle paki pooleks, viskas pool prügikasti ja ütles, et õnne peab ka olema. Aga noh, mille järgi sa valid? Et ega sa ei saa teha, minu elu kõige tüütum kogemus on olnud see, et ühe rahvusvahelise ettevõtte Eesti haru juhiks ma käisin nagu 6 vooru. 6 vooru. Et kuidas me nagu 6 vooruga ei jõua nagu tõeni, et kas me üksteisele meeldime, kas me oskame, kas me ei saa. Et noh, üritaks mitte aega asjata nii palju. Me hakkame järjest rohkem teineteisele meeldima. Üks küsimus on vähemalt veel. Ja võib-olla täpsustus mul ikkagi sellest ettekande algusest jäi segaseks. Kuidas on ettevõtte juhi auto ja karjäärimudel seotud omavahel? Nii, toon veel näite, et Storendis Baltikumi juht sõitis täpselt sama Volkswagen Passatiga, nii nagu oli kõikidel regionaalsetel müügijuhtidel ja 7 aastat vana auto ja rääkis kõigile, kuidas see ongi, ei, väga hea auto on. Kõik müügimehed olid mehed. See, ma ei tea, kuidas ma pean seda seletama, aga kui sa nagu tegevjuhina annad suuna, et sul ei ole mitte millegi muu poole püüada, kuidas sa müügimehi motiveerid? Sa annad talle just, ei no, jah, et enamus ikkagi kõik ju müügimeeskonnad, kõik asjad sõidavad ringi, kõigil on ametiautod, on võtme kätte, noh, et palun, Eestis on standard, on jõutud sinna, kus ma ei tea, Volkswagen Passat ongi nagu standard, on ju. Aga kui tegevjuht ka, kõik asjad, kõik nagu propageerivad ühest küljest, mitte propageerivad, nõuavad nagu tulemusi, pluss 20%, pluss see, et sinu isiklik müük peab olema see kuu 80 000 eurot, on ju. Ja sa tead, et see 80 000 ei taga sulle täna veel boonust, sest et see on sinu miinimum nagu tase, on ju. Ja sul ei ole ka muid motivaatoreid, siis ma lihtsalt olen näinud seda, kuidas see kett käib maha niimoodi. Jah.
ikka, ametiautod ja see, et kuhu sa nagu lähed ja mis on, et ma olen näinud ka inimesi, kellel on sellest täiesti ükskõik, on inimesi, kelle jaoks auto ei ole mingisugune asi, enamuse jaoks on. Heas või halvas, aga nii on. Läks põnevaks. Meil on vähemalt 2 küsimust veel. Võib-olla kõigepealt lisaks selle kommentaari auto osas ka meie töötajatel, kus ma ennem töötasin ühes ettevõttes, oli väga oluline, millega boss sõidab, aga seal pigem vaadati niimoodi, et meile tulemustasu ei makstud, aga ise sõidab uue Audiga, on ju. Et jällegi teistpidi, on ju. Aga minu küsimus ka oli nagu alguses, sa rääkisid väga palju, et kui teil on strateegia ja nii edasi, et 5 aastaks teha nagu mõttetu ja nii, aga kuidas siis juhtida suurt organisatsiooni nii-öelda inimesi ühes suunas, kui meil ei ole mitte midagi kokku lepitud ja elame üks päev korraga? Selle hakkame täpsustama, et mitte ei ole nagu plaan loomulikult tuleb teha 15-ks, 10-ks, mis iganes asi. Et alati peab olema see Mount Everest, on ju, et ahah, me lähme selle mäe tippu. Et see visioon peab alati olemas olema. Aga täna nagu teha, mida üritatakse esimese asjana? Eelarve tehakse novembris. Ja eelarvest üritatakse hambad kinni pidada järgmise, on ju 14 kuud põhimõtteliselt. On ju. Täna on juba see 14 kuud, on nagu nii rets aeg, et ma nagu, sa paned uupi, loodad, et enam-vähem läheb pihta. Ja kui keegi ütleb veel seda, et oota, me teeme nüüd 3 aasta strateegia, investeeringute kava. 3 aasta investeeringute kava on nice to have, aga see ei saa mingil moel olla nagu päriselt see, et me nüüd jäigalt üritame hammastega kinni võtta, sest see ei tule välja lihtsalt. Tuleb mingisugune täiesti kuskilt vasakult, tuleb mingisugune uus, ma ei tea. Ma aastaid mõtlesin seda, et okei, meil oli kinnisvarakrahh oli ära, on ju, pikasjad olid ära, juba oli 10 aastat, oli 2008, 2018, on ju, väikene siuke mingi nahin seal oli kuskil Venemaa lõunaosas, on ju, Gruusiaga. See vaadati ka, et läks üle, on ju. Sealt meil oli nagu 10 aastat oli siukest nagu suhteliselt vaikselt nagu tiksumist, majandus läks üles, kinnisvarahind läks üles ja kõik läks nagu hästi, on ju, kõigil oli nagu tore olla. Minul oli kogu aeg kuklas, mis on järgmine pauk. Ma mõtlesin erinevad nagu teooriad välja, mõeldes seda, et asi käib spiraali mööda, et kuidas me seda on. Mul ei tulnud kordagi mõttesse, et see võiks olla meditsiiniline. Kordagi. Ma küll mõtlesin, et ma nägin, et ahah, jälle seal tekitatakse mingisuguseid huvitavaid investeerimisportfelli võimalusi ja mingi komposiit, ma ei tea, aktsiad ja mis igane värgid ja tekkis jälle mingisugune mull, pluss krüpto on ju. Ma arvasin, et võib-olla krüpto on see, et nagu, mis läheb nagu nii kõvasti ülesse ja üks hetk, kui ta ära kaob, siis järgi ei jää mitte midagi peale, ei jäägi midagi järgi. Krüpto on üks nendest toredast varaliikidest, et kui keegi tema suht välja ütleb, et seda enam ei ole, siis raha on kadunud, alles ei ole midagi. Ma arvasin, et see on võib-olla järgmine pauk. Aga näed, tuli mingisugune keegi köhis Hiinas. Ja see pani nagu, ma olin täpselt niimoodi, et meil oli ettevõttel olid Hiinas tehased. Ma olin 2019, 2020 veebruaris olin Lõuna-Euroopas koosolekul, kus me ääres mainisime, et kuulge, Hiinas on mingisugune asi toimub või? Mingi asi on jah, meil on tehased ja on küll, ja mis on nagu, kas see on nagu meie jaoks võiks omada mingisuguseid tagajärgi? Kõik sügised, mis tagajärgi, et Hiinas on neid erinevaid viiruseid ennegi olnud ja seal pandi võib-olla, ma ei tea, 2 nädalat on mingisugused tarneraskused. Ma jõudsin sealt tagasi tulla, teha veel ühe tripi, 2 nädalat hiljem tulla tagasi, järgi oli maailm seisis. Et see nagu, keegi mäletab, see tegelikult see tempo, kuidas see käis sellest esimesest mingisugusest hoiatusest, selle hetkeni, kus kõik oli nagu pekkis, see oli nagu silmapilk, et see ei olnud niimoodi kuude kaupa mingi vaagimist või asju. Ei, kõmm, kõik. Et see ongi pigem, ma arvan, täna, mis on tuleviku üks nendest võtmeteguritest või asjadest on see, et mis iganes muutused tulevad, et tulevad üle. Et enam sellist nagu pikka, mingi venivat perioodi, kus oleks mingi ülemineku ajad, ei ole. Ja kui ettevõtte nendest muutusteks valmis ei ole, siis ongi surmna, kõik pankrot. Aitäh, meil on veel üks küsimus. Võib-olla küsiks soovitust, et ma olen see suhteliselt maskuliinse meeskonna juht, kes sõidab rattaga tööle, et äkki oskad siis soovitada, kuidas siis oma meeskonda motiveerida järgmiseid miljoneid saavutama?
good for you, noh, et nagu jalgratas on tore asi. Aga ma räägin oma tõest. On olemas teistsuguse inimesi. Ma elan Suurupis ja ma näen neid lükrasrattureid iga päev. Järjest iga hommik läheb soojamaks, jälle on 10 tükki juures, jälle on 10 tükki juures. Kuni varsti neid on seal, ilmselt on nende hulgast ka võimalik olla meeskond koostada, et kui vaja on. Aga noh, ütlen, et ma mäletan ka nagu seda olukorda nendel nii-öelda headel stabiilsetel aegadel, kus müügimehed said oma kvartaalset boonust nii palju. Me räägime, et ma ei tea, müügimees sai kvartali boonust 30-40 000 eurot. Tal oli teistpidi siuke, et savina, müüsin ühe masina rohkem, vähem, sain 40 asemel 38, ka nagu ükskõik, on ju. Aga need ajad said otsa, on ju. Et need on, ma ütlen, see mingisugust, ei ole mingit ühte nagu tõde, sellest ongi kultuurid erinevad, ettevõtted erinevad, inimesed liiguvad ettevõtete vahel ja seda, kus liigutakse kultuuri pärast, ma arvan, tuleb järjest rohkem, sest et ühest küljest see mulje on juba ära käinud, on ju. Et kogu startup tõi selle, et kultuur on esimene. Tule meile selle pärast, et meie juures on väga äge. See, et me midagi teeme ka, see on number 2. On ju. Kõigepealt, meil on väga äge, meil on siin kõik on pinge. Kes selle arve pärast kinni maksab, küll see rahaga tuleb. Et see tehing on läbi käidud, et täna vist on ka see mulje nagu veitsa lõhkenud. Nii et kui on häid inimesi, kes on valmis kokkulepitud ajal, kokkulepitud asju tegema, siis on juba hästi. Nii et jalgratas on tore. Me ei lase sind täna ära, meil läheb kella 6-ni. Küsimus. Selge. Nii, aitäh väga huvitava ja ausa ettekande eest. Selline küsimus sinu kogemuse põhjal, et kuidas motiveerida meeskonda ja selle liikmeid, nagu öeldakse, go extra mile, et nagu, ei olekski nagu riigiametnikul, et see ei ole minu tööülesanne, aga võib-olla läheks natukene veel, teeks selle väikese lisasammu, et kõigil oleks parem. Mis töötab hästi? Ma olen näinud korduvalt seda, kus meeskondadel on olemas siukene sisemine tung nagu diili teha. See on siukene nagu hasart. Ma läksin, ma tõin selle ära, ma tegin selle ära. Et ma olen seda näinud vähe, see on olemas. On olemas eraldi inimesed, kes sinna gruppi selgelt astuvad. Sa näed, et tal on nagu sära silmis. Tal ei ole see, et keegi sunni mind kliendi juurde minema. Vaid sa vaatad, kalendris on teda 2 päeva ei ole, sest ta kuskil Ida-Virumaal on. Ja ta ongi seal, tuleb tagasi, ütleb, et kuule, helistab see tee pealt, et kuule, sa ei usu, mida ma praegu tegin. Ma tegin nii ägeda diili, et ma ei jõua kontorisse joosta, et see kirja panna. Vot see on see koht, kus kui inimene ei taha, siis ta ei tee. Sa ei suuda, inimest, kes seda teha ei taha, sa võid pakkuda talle 200 rohkem rahana. Ta ei tee seda. See ongi see, et kas see inimene natuur sobib sellesse keskkonda või mitte. Ja sa ei saagi midagi teha. Et kahjuks tuleb, mida varem sellest aru saad ja selle inimese välja vahetad, seda kiiremini sa jõuad reele. Et kui see on eesmärk, kui see struktuur peab olema selline, siis inimest ümber ei muuda, see on tulnud ema viimaga, koduse kasvatuse, aastate kogemusega ja nii edasi. Ja seal ei ole see, et me nüüd teeme sulle sellise või me teeme selle või ma annan sulle rohkem pappi või ägedam auto, jalgratta. Lihtsalt ta ei taha, tal ei ole huvi selle vastu. Ja teine inimene, kellel on huvi, ma olen alati öelnud seda, et ükskõik milles sa väga hea oled, raha leiab su ülesse. Kui sa oled väga hea paberlennukite tegija, usu mind, mingil moel saad sa kuulsaks ja see raha tuleb sinuni. Et Eesti on täis neid näiteid, et meil on olemas suusatajad enam ei ole, aga meil on olemas hästi palju mingi valdkonna tippe, kes ongi arvestades seda, meil on Eestis 1,3 miljonit elanikku üldse kokku, et kui palju meil on olemas kuskil valdkondade tippe, see on müstiline arv tegelikult protsendina elanikkonnast. Et on, neid saab, neid on, aga need on inimesed, kellel on sisemine kinnisidee midagi teha.
et see ei ole sellepärast, et keegi ütles, et kuule, näed, siin on natukene kommi, et jookse nüüd. Ei ole, tal on sisemine tung, tal on kuskil see kruvi niimoodi peale keeratud juba ema üsas, et ta lihtsalt tahab seda teha. Ja ta teebki selle extra mile, ta harjutabki 1 tund rohkem, ta, ma ei tea, teeb midagi lisaks, loeb 100 raamatut juurde. Ja siis on teine, kes, ma arvan, et ülikooli keskkonnas me oleme kõik näinud, kuidas see on meil kursakaaslasi ja asju, et mõni istub ja pingutab, loeb kõik lisamaterjalid, teine on see, et jeli hommikul nagu kohale. Kuidagi see niimoodi läheb. Aga jah, mina ei ole suutnud nagu inimnatuuri nagu muuta. Et ma pigem võtan tööle inimese, kes ei oska, sest et oskus õppida on jumala pärast. Teeme kõik koolitused, mõtlen su 8 nädalaks enda kõrvale, mis iganes asju, kui tal on see suhtumine õige, kui ta tahab seda teha. See on jumala okei, et sa ei oska. Chill, tule. Aga sa näed, et sa nagu tahab, sa oled ettevalmistus, sa tuled vestlusele, sul on päriselt ka nagu selge, kuhu sa tuled, mida sa teed. Eilne näide oli, mul tuleb töötaja, istub vestlusele. Ma küsin tavalise küsimuse, tore kohtuda, mida sa tead, et palun ootan küsimusi. Ja ta on siuke, et ma ei tea nagu, ta oli just niimoodi, et ta jõudis 10 minutit varem, et ma istusin personalijuhiga maha, personalijuht polnud veel jõudnud, ma istusin nagu maha, selleks hetkeks, kui personalijuht nagu tuli, ma tegin talle juba nagu, teeme nüüd kiiresti, ütleme viisakalt tšau baka ja lähme edasi järgmise kandidaadi juurde. Me võtame kokku ikka selle sama mõtte, et personalijuht peab olema ikkagi number 2 või siis number 1 lausa tegevjuhi juures. Et kahekesi koos need õiged inimesed leida. Ma tulen nagu pikast tehnika valdkonnast, kus minu jaoks alati oli see, et mul oli nagu hooldus ja personalijuht. Et nagu, ja siin küünanukki all on nagu pearaamatupidaja, kes nagu ütleb, et ei Tarmo, neid lolle mõtteid me see aasta teoks ei tee. Okei, no. Et see on niisugune nagu 3 ainsus, mille peale sa alati tega toetud. Et vähemalt mina teades ja tunnistades, et ma ei ole nagu inimeste inimene, et minu jaoks käib vallandamine väga kiiresti, et selle jaoks ongi personalijuht, kes on tegelikult see nagu leebe ja pehme pool, kellega ma räägin läbi, et kuule, mulle ei sobi, mida me teeme, et see on ka õpitud nagu osa, et ja siis on olemas, mõtlen, pearaamat, hooldus, kes iganes, kes on nagu mingisuguse spetsiifika nagu juht, et siis saab väga hästi, kui need nagu omavahel istuvad laua taga nagu hästi ja ei ole mingit probleeme, siis ettevõte töötabki. Tehnoloogia, inimesed ja finantsid. Üks küsimus oli veel meil. Aitäh, et pigem mitte küsimus, vaid refleksioon või kokkuvõte, et ma väga tänan tänase päeva eest, et väga huvitavad kõik ettekanned ja me rääkisime organisatsiooni kultuuris, mis on tegelikult teadmiste, väärtuste, hoiakute kogum, millest lähtub organisatsioon. Ja ainult need väärtused võetakse omaks, millest tegelikult juht lähtub, sellepärast, et need erinevad lood, mis me täna kuulsime, ongi sellised, et mida lubab, mida ei luba tööandja või juht, et sellised asjad juhtuvad ka organisatsioonis. Ja ma tahaks veel rõhutada seda, et organisatsiooni kultuur on väga võimas juhtimisinstrument ja seda tuleb ja saab ja peab arendama ja looma sellisena, nagu me tahame, et oleks. Aitäh! Nõus. Seda saab suunata, seda saab nagu lükata kogu aeg nagu sellesse õigemasse suunda, aga ainult siis, kui juhatus teeb oma sõnade järgi. Kui nad ei tee, kui lihtsalt saadetakse alla meil, et meie kultuur on nüüd selline, me peame käituma niimoodi, siis see ei lähe käima. Ehk siis põhimõtteliselt me oleme igavesel teekonnal. Jah. Teekond hakkas täna. Ja. Aga suur tänu, Tarmo. Aplaus.